Ameerika rahvuse ülesehitamise põhimõte. See on kõige noorem rahvus, tal on vanust veidi üle 300 aasta. See tähendab, et selle rahvuse loomisel võtsid asutajad arvesse neid vigu, mida olid teinud Rooma impeerium, Aleksander Suure impeerium ja Vene impeerium. Ja selles mõttes, kui kõige uuem rahvus, olid nad oma ülesehituse põhimõtetes, ütleme nii, teistest kaugelees, sest nad võtsid arvesse tehtud vigu. Proovi nüüd parandada riigi ülesehitust mõnes 1000-aastases impeeriumis, näiteks Osmanite omas. Aga uue impeeriumi, uue rahvuse loomisel on seda lihtsam teha. Kohe algusest peale pandi paika uued põhimõtted, mis vastasid hetke ülesannetele. Praegustele ülesannetele, mis võimaldavad näiteks parandada identiteedi põhimõtet. Näiteks Ameerika rahvuse identiteet kujuneb välja rändevoolude kaudu. See on täiesti uus lugu, mis poleks üldse võimalik näiteks Saksamaal, Prantsusmaal või Suurbritannias. Aga siin see tekkis ja see võimaldas tõepoolest Ameerika rahval sõnastada rahvuse mõiste kodakondsuse kaudu. Ehk siis Vene rahvus, see on rahvus kultuuri järgi. Ameerika rahvus, see on rahvusriigi ülesehituse ja kodakondsuse järgi. Ja selles mõttes osutus Ameerika rahvus muidugi kõige edukamaks. Sest 3 sajandiga kujuneda välja superriigiks, see on suur saavutus juba rahvusliku ülesehituse seisukohalt. Nii esimene kui ka teine maailmasõda olid selle edu tohutud sammud. Ehk siis ameeriklased käsitlesid esimest ja teist maailmasõda kui osa Ameerika rahvusliku riigiehituse tugevdamisest, mis võimaldab ajaloolises plaanis teistest ette jõuda. Teised ehitavad oma riiki 1000 aastaks, aga meie peame kiiresti edasi tormama ja neil see õnnestuski, tunnistame seda ausalt. Kui ameeriklased ehitavad oma impeeriumi juba alates esimesest maailmasõjast, siis tegelikult jah, nad on tugevamaks saanud. Aga miks nad siis aitasid Nõukogude Liitu? Tegelikult tehti industrialiseerimine Nõukogude Liidus väga suures osas ameeriklaste kätega, samuti nende seadmete ja muu taolise abil, jah, ja muide ka sakslaste abiga. Aga sakslastega oli seal vastastikune vahetus. See tähendab, et Saksamaalt tuli varustust, masinaid ja tehnoloogiat. Vastupidises suunas liikus toit, tooraine, puit ja nii edasi. Aga ameeriklastega ma saatsin teile selle graafiku, seal on huvitav. Jah, USA-st Venemaale liigub suur väliskaubandus. Aga vastupidine voog on väga väike, see on kordades väiksem. Ja mingit kompensatsiooni ei olnud. Noh, hea küll. Miks? Vaadake, siin on tänane näide Ukraina. Kas te teate, kui palju on Ukraina riigieelarve 3,5 aastaga kasvanud? No, sinna pumpavad nii Euroopa kui ka USA raha. Eelarve on kasvanud 10 korda, meil see kasvanud 20%. Ukraina riigieelarve on kasvanud 10 korda. Kust see tuleb? Ma küsin teistmoodi. Milleks Ameerikal ja Euroopal on vaja Ukrainasse raha, relvi ja muud sellist suunata? Milleks? Mis on motiivid? No, ma ei tea. Et meid võita. Miks nad siis meid 30-ndatel ehitasid? 30-ndatel aastatel ehitasid nad meid üles Saksamaa vastu. Ehk siis nad jätkasid oma poliitikat Saksamaa tasakaalustamiseks. Ja selleks oli neil vaja Nõukogude Liitu kui vastukaalu. Jah, loomulikult. Ja sellepärast nad aitasidki väga palju ja täiesti tasuta. Jah, kas mäletad ühe Ameerika liidri lauset? Sarnast lauset omistatakse ka Churchillile. Me aitame Saksamaad, kui Saksamaa hakkab kaotama ja aitame Nõukogude Liitu, kui Nõukogude Liit hakkab kaotama. Selline lause liigub ringi, kuigi selle tõesus on nii ja naa. Aga tegelikult ongi nii. See on tasakaal. Ameerikal ei ole sellist sõjaväge, mis suudaks kogu maailma võita. Seega tuleb tasakaalustada, tegeleda geopoliitikaga. Geopoliitikas on see suur malemäng, nii seda vahel nimetataksegi. Tuleb ühtesid teiste vastu tugevdada. Ja kuna Nõukogude Liit jäi püsima ja püsis, tugevdasid nad seda teiste Euroopa konkurentides. Sellega nad õhutasid tulevikus Euroopat omavahel tülli minema. Lõppude lõpuks sõdis Nõukogude Liit just nende relvadega, mis olid toodetud nendes tehastes, mille ameeriklased olid loonud, kas pole nii? Jah, pealegi olid need tehased algusest peale mõeldud kahekordse otstarbega, nii tsiviil- kui ka sõjatoodangu jaoks. See tähendab, et see oligi nii planeeritud. Täpselt, te ütlesite õige sõna. Nii see plaanitud oligi. Uus riik võttis arvesse varasemaid vigu. See ei tegutsenud enam intuitsiooni või pimesi katsetamise meetodil, vaid strateegilisel tasandil.
Ameeriklased planeerisid sõda Euroopas juba ette, kui teil pole tanke, siis te ei hakka sõdima, vaid sõlmite Bresti rahu. Tinglikult öeldes jah, aga kui teil on tankid olemas, siis te sõdite. Nad planeerisid sõda ette. See ei ole hea ega halb. See ei ole meie poolt ega meie vastu. See on manipuleerimine kui Ameerika Ühendriikide kui uue impeeriumi peamine töömeetod. Manipuleerimine jaga ja valitse. Põhimõte on vana, aga uues formaadis, uuel tasemel. Ja järgmine samm siis tähendab abi Nõukogude Liidule sõjas Saksamaa vastu teise maailmasõja ajal. Jah, poliitika jätkamine, et sakslased jälle läheksid. Läksid jälle niimoodi. Esimene maailmasõda. Seega. Teine maailmasõda. Täiesti sarnased algseisud. Kes oli Ameerika enne teist maailmasõda? Kes? Riik. 1/10. Kes oli Ameerika pärast teist maailmasõda? Jah, võimas relvajõud. Ehk siis 30 aastaga hüpe, mille teised impeeriumid läbivad 2 sajandiga. See on kvaliteetne juhtimine. Veel kord, motiivid saada tohutuks, suureks riigiks. Need on motiivid igale riigile, väikesele, suurele. Kui praegu pakutaks Leedule võimalust Soome endaga liita, siis ma kinnitan teile, nad teeksid seda rõõmuga. Loomulikult, kui selline võimalus oleks. Või kas või kogu Aafrika. See pole üldse küsimus. Soov on olemas, võimalust pole. Kõik tahavad. Aga kõigil ei õnnestu, sest planeedil Maa elavad inimesed, kes seda ei taha. Neil on armeed. Nendel armeedel on tuhandeid aastaid ajalugu, poliitikal samuti 1000 aastat. Seal on samamoodi omad keisrid, juhid, oligarhid, ei lase. Ei lasegi, tahad saada tohutuks impeeriumiks. Aga kurat, segavad siin oma tankidega, saad aru. Ameeriklased võtsid sellest kogemusest õppust. Nad püstitasid endale samad eesmärgid, mis olid varem Suurbritannial, Saksamaal, Prantsusmaal ja mingil määral ka Venemaal, lähtudes veidi teistsugusest riigikorralduse põhimõttest. Nad lahendavad neid asju teiste meetoditega ja neil õnnestub see edukalt. Nad läbivad ajaloolise tee seal 10 korda kiiremini. Ja muide, väiksemate ohvritega. Nüüd ütleb Trump, meie võitsime teise maailmasõja. Ta ütlebki nii. Mis argument meil tema vastu on? Me ütleme õigesti, et meie olime peamised võitjad. Miks meie olime peamised? Meil hukkus 27 miljonit inimest. Aga Trump ütleb, aga minul kui palju? 800 000. Hind. Sellele anti sama staatus kui Nõukogude Liidule. Nõukogude Liit maksis selle eest 27 miljonit elu, tema 700 000. Aga tulemus on sama. Või isegi täpsemalt öeldes sama. Kahepolaarne maailm. Ehk siis 2 võimukeskust. See tähendab, et suurriigi tase. Hiinlased maksid 35 miljonit inimelu ja ei olnud isegi Jaapani alistumisdokumendile alla kirjutanud. Kas see pole mitte ajalooline paradoks? Jah. Aga nüüd on neil hoopis teine staatus. See on juba teine lugu. Aga just sel konkreetsel hetkel maksid nad 35 miljonit elu. Isegi mitte nemad ei võitnud Jaapanit. Jah, kuigi nad maksid selle hinna. See, kas staatus, maksid või fakt maksid, ei ole tulemuse seisukohalt otsustav. Kas te mõistate? Tulemuse seisukohalt on otsustavaks strateegia, kas see on õige või vale. Ameeriklaste strateegia oli selline, et nad saavutasid tulemuse väiksema hinnaga, aga sama tulemuse, mille meie saime suure hinnaga. Jah, hiinlased aga ei saavutanud tol hetkel üldse sellist tulemust, kuigi maksid rohkem. Tegelikult ei võida mitte tankid ega tormijooksud, vaid võidavad ajud. Kõrgeim ajutase on õige strateegia, õige tee. Ameerika ehitab ülemaailmset impeeriumi, aga uutel põhimõtetel. See, mida nimetatakse ühepolaarseks maailmaks, ehk siis impeerium, mida ei nimetata impeeriumiks. Pole tähtis, kuidas seda nimetada, sisuliselt on see üks ja sama. Las ma selgitan. Teine järeldus, mille ameeriklased ajaloos tegid, on see, et kõige tähtsam on informatsioon. Tegelikult tegi selle järelduse juba Konfutsius, et sõda on informatsioon, erinevates asjades. Seetõttu suunavad nad oma peamise investeeringu sõjalises ülesehituses avaliku arvamuse kujundamisse. Ja selles mõttes impeerium, mida nimetatakse neokoloniaalseks, Putin nimetab seda nii, seda ei nimetata koloniaalimpeeriumiks, saate aru? Sest nad suutsid haarata endale info välja. Aga tegelikult elavad nad kolooniate arvelt.
Mis on koloonia? See on siis, kui territoorium suhtleb sinuga majanduslikult, mitte vabatahtlikult võrdsetel tingimustel, et sina mulle, mina sulle, vaid tingimustel. Nagu Venemaa ja Saksamaa. Näiteks jah, aga tingimustel, kus üks osapooltest on teise suhtes ülemäära ekspluateeritud. Anname rohkem, saame vähem. Jah, võtke numbrid ette ja vaadake. Maailmadollar võtab ühelt, annab teisele. Kaubandussüsteem võtab ühelt, annab teisele. See on muide väga selge näitaja. Kui riik kaupleb endale kahjuks, ehk saab turult vähem, kui turule annab, siis on see koloonia. Numbrid. Putin nimetas Pekingi foorumil Ameerika numbrit $52 triljonit. See on Ameerika tulu oma neokoloniaalsest staatusest. See tulu on tegelikult suurem kui Briti impeeriumil. Kuigi seal muidugi lasti inimesi maha, sipaida ülestõus, korraldati karistusretki. Ameeriklased suutsid vältida Briti impeeriumi vigu ehitada koloniaalimpeeriumi ilma sellise üleüldise kurjuse staatuse külge kleepumiseta. See ongi see tegur, mida riigi ülesehitamisel arvesse ei võetud. Nad elavad kolooniate arvelt, kusjuures 3/4 ulatuses, kui vaadata tarbimist Ameerika enda territooriumil. Aga samas neid ei peeta koloniaalriikideks. Vastupidi, neid peetakse justkui demokraatia ja inimõiguste levitajateks. Kas panite tähele? Ehk siis nad on poliitikas ette teinud selle, mida nimetatakse vaktsiiniks. Nad on end juba ette kaitsnud selliste süüdistuste eest, et nad on koloniaalriik, kellega tuleb võidelda ja kogu maailmas rahvuslikke vabastusliikumisi tõsta. Tegelikult sellepärast meil see ei õnnestugi.